Tere tulemast kuulama Kaitseressursside Ameti podcasti Karjäärist riigikaitses. See on selline vahva saade, kus mina, Paula Kägu, KRA turunduse projektijuht, kutsun endaga stuudiosse erinevaid inimesi riigikaitsest, et kuulda nende lugusid, nende karjäärist, merelt, maalt, maastikult, kontorist, planeerimast, kõigest, mis üldse on seotud Kaitseväega ja Kaitseministeeriumi valitsemisalaga. Ja täna olen ma endale siia kutsunud sellise põneva, mitmekülgse kolleegi, värbamispartneri Madis Laanesoo. Ja alustame väga lihtsalt. Milline on sinu karjäär välja näinud? Millistes rollides sa oled olnud? Kus sa tegutsenud oled oma karjääri jooksul? Ja tere ka minu poolt. Ehk siis mina, Madis, sain oma hoo sisse oma Kaitseväe karjäärile 2011. Siis ma läksin ajateenistusse ja pärast ajateenistust tuli mul teha siis kiirem otsus, kuhu ma edasi oma karjääriga lähen. Ja see hetk kukkus siis see otsus, ütleme sellele Kaitseväele, kuigi mul oli seal laual siuke klassikaline Soome minek, aga õnneks seda telefoni siis vastu ei võetud. Ja ma otsustasin siis õhutõrjepataljoni kasuks ja 2012 alustasin siis õhutõrjepataljonis instruktorina. Sealt edasi sai mindud allohvitseri rada pidi. 2013 läksin Veebli kooli ja siis sealt tagasi tulles olin rühmavanem ja sealt rühmavanemana sai sõduritega tegeledes näha väga palju erinevaid inimtüüpe, vaadata, kuidas üldse inimesed teatud suletud keskkonnas toimivad, saada aru, kuidas ülemana toimida, et ma arvan, kui ma alustasin 2012 instruktorina, see inimene, kes ma olin seal paari aasta pärast, ei olnud kindlasti see, kes ta alguses oli, sest alguses kuidagi see võim ja need ootused, mis sulle pandi, et need võtmed anti sulle suht kiiresti kätte, mis sa nagu tegema pead, aga keegi neid lahendusi väga palju sulle kohe kaasa ei andnud ja paljud asjad kujunesid seal tegelikult nagu töö käigus. Ja kui oligi, et mingi sõdur tuli rääkima sellise asjaga, mida sa ei oodanud, ma ei kujuta ette, et mu ema suri ära või mis iganes, et olles ise sel hetkel 23-aastane, siis tundus see kõik nagu mille eest ma nüüd siin vastutan või kui suur minu vastutus on nende inimeste ees. Et ma ei teeks nagu neile halba või et nad tahaksin olla ja ma tekitaks neile turvalise keskkonna selles mõttes. Ja seda rolli ma siis täitsin kuni 2019. 2019 otsustasin siis edasi liikuda perelistel põhjustel ja läksin siis Kaitseväe värbamisse esimese ringiga. Tartu osakonda hakkasin töötama koos Kaitseväe Akadeemiaga, toetasin ka esimest brigaadi natukene, aga jälle paljude jaoks tundub siuke nagu huvitav üleminek, et ma lähen nüüd tegevväelasest personali, aga lõpuks ma arvan, see personali töö oli kogu see ajateenetega tegelemine, et seal on kogu see protsess täpselt samamoodi olemas, see onboard, see life cycle, kuidas ta seal tööl ütleme, on kujundlikult tööl, tegelikult siis ajateenistuses ja samamoodi see offboardimine ka, ehk siis, et nad läheks niimoodi ära, et nad tahaks sinna tagasi tulla, et neil oleks nagu hea olla seal. Ja lõpuks see värbaja töö on ju sarnane, et sa nagu oled üks osa sellest tsüklist lihtsalt ja esimese osana sa tahad, et need inimesed tuleks siia teenistusse. Siis 2022 otsustasin, et proovin tsiviilis, milline see maailm välja näeb. Töötasin siis Luminori pangas värbana 2,5 aastat äkki. Ja seal oli see kogemus oli jälle täiesti teistsugune, et see oli hästi rahvusvaheline, hästi palju erinevaid jälle isiksusi, hästi palju tutvusi jällegi nagu rahvusvahelise poole pealt, mis nagu jälle avardas ainult silmaringi. Ja sealt edasi läksin Omnivasse aastaks ja natuke peale ja nüüd olen tagasi Kaitseväe värbamisbüroos värbajana uuesti. Sinu loos on väga mitu etappi, mida saab lahti võtta. Võib-olla võtame siin väga suure ampsu, aga kui rääkida just sellest ajast, kui sa olid allohvitser
ja õhutõrjes. Ja esiteks kuulajatele, kes ei tea, siis ehk saate anda ülevaate, et mis vahe on allohvitseril ja ohvitseril ja võib-olla mitte ainult see definitsioon, aga just ka see vastutus, mis erineb. No esiteks on siis see, et ohvitsere me õpetame siis Kaitseväe Akadeemias ja need on siis kõrgharidusega inimesed ja see on siis 3-aastane õpe ja sealt tuleb siis välja noorem leitnant, kes hakkab siis tegelema rühmaga. Ja teine suund see allohvitser on siis kutseharidusõpe ja tema on siis 1,5 õpet koos praktikaga ja sealt tuleb siis noorem veebel kursuse lõpuks välja. Olemuselt on need inimesed selles mõttes erinevad, et üks on siis ütleme juht ja planeerija rohkem, ehk siis ütleme ohvitser ja väljaõppe läbiviija ja allohvitser on see olemuselt selline toetaja, ehk siis kes vaatab kõik asjad oleks olemas, sõduritega oleks kõik korras ja vaatab, et see kogu eluring siis toimiks sõduri jaoks või mitte ainult sõduri jaoks, aga ütleme jah, sõduri jaoks ütleme ja nad täidavad justkui nagu sellist, üks on siis ütleme nagu isa, teine on nagu ema, ehk siis mõlemad on nagu sellised tunnetuslikud, kes kumb on rohkem, aga ei, mul on endal selle kohta näide olemas, et kuidas mul nagu sõdur mingi hetk tuli ja nagu SPK sõduribaaskursuse lõpus tuli ja ütles mulle, et olete mul nagu isa eest. Et see lihtsalt näitab, et inimestel on mingisugusest figuurist on elus puudus või vajadus ja siis nagu ma olen suutnud seda täita niimoodi, et ma ei saanud aru jälle noore inimesena sel hetkel, et olles 23-24 sa ei saa aru, kui palju sul vastutust nende inimestes on, et mida sa nagu annad neile niimoodi, et sa ei kujuta ise ette ka. Et kõigi jaoks tundub, et ajateenete väljaõpe on lihtsalt selline väga konkreetne töö, et sa nagu lihtsalt viid väljaõpet läbi ja mis seal muud teha on, aga see taust, see administreeriv pool nende inimestega reaalses kontaktis olemine, ja sa oled nagu põhjust aasta ühes ringis, et sa lõpuks kasvad ju nendega nii palju kokku, et sa tead iga inimese elu läbi ja lõhki. Aga miks sa valisid just allohvitseri suuna? Eks ta tundus mulle sel hetkel lähedasem, kuidagi isikuliselt ja ma ei ütle, et ma oleks nagu vale otsuse teinud selles mõttes, et ma tunnen siiamaani, et ma olen hingelt rohkem nagu veebel või allohvitser, et see lihtsalt kuidagi läheb minu iseloomuga kokku ja see roll võib-olla lihtsalt meeldis mulle nagu rohkem sel hetkel kui ohvitseri roll. Ma ei saa öelda, et ohvitseril midagi viga on, see on lihtsalt täpselt see, et milline tass teed kellegile, et mõlemad on tegelikult ägedad, mõlemad teevad oma asja ja kui vaadata nagu pikka karjääri redelit, siis lihtsalt see, kuhu ma oleks allohvitserina välja jäänud, see meeldis mulle nagu rohkem. Oma rollis peamiselt ja väga palju sa ju puutusid kokku ajateenijatega. Mida ajateenijad sulle õpetasid inimesena? No, ajateenijad õpetasid mulle juba siis sel hetkel noore inimesena väga palju kannatlikkust ja mõistmist. Et tavaliselt inimesed seostavad neid mõisteid sel hetkel, kui laps sünnib, sest laps õpetab sulle neid mõlemat asja. Aga sõdur justkui ka tuleb sellesse keskkonda täiesti nagu isikuna, kes ei ole olnud seal, kes ei tea midagi ja tema jaoks on hästi palju segadust ja sa pead sel hetkel nagu mõistma seda inimest. Et tal ongi keeruline, tal ongi raske ja ta kohaneb ja mõni võib-olla ei kohanegi, sest me mingeid inimesi surume selles mõttes justkui nagu lapsed suruvad, ütleme, sellist kolmnurka ruudu sisse, et ta lihtsalt kahjuks ei sobi sinna. Et tal ei sobi see relv kätte, ta ongi võib-olla iseloomud rohkem spetsialist. Aga see tuleb välja, siis ütleme, pärast baaskursusest meil on mingid baaselemendid vaja välja õpetada inimestele ja anda see väljaõppe. Et ma arvan, need kaks asja jah, et see on nagu see, kui palju sa nende inimeste nagu nende eraprobleemidega seal pead tegelema ja samas suutma tagada seda, et väljaõppe töötaks ja liiguks, siis see nagu annab sulle selle nagu need kaks väärtust, ma arvan, kaasa tugevalt. Kas sul on ka mingeid, ütleme siis niimoodi, et edulugusid, et tänaseks ajateenijad, kes on näiteks jätkanudki karjääriga riigikaitses, kaitseväes? Jaa,
kui sa võtad ju nagu suure statistiliselt, siis selle 7 aastaga sa puutusid kokku umbes siuksed 1000-1500 sõdurit nagu otsekontaktina, kes sul ütleme õhutõrjepataljonist läbi käisid ja siis ütleme enda ajateenijad arv jääb sinna, ütleme, ma arvan, paarisaja, 300 hulka, 400 hulka, kellega sa nagu reaalselt kokku puutusid igapäevaselt. Ja neist on ikka väga paljud nüüd, kas siis kõrgetel ohvitseri kohtadel või siis allohvitseri kohtadel, et ma loodan, et see on väga palju juhtunud läbi minu eeskuju. Ja mul on ainult hea meel nende üle, et nad on jõudnud oma otsustega siia, kus nad on tahtnud tulla. Ja kui ma olen praegu rääkinud nendega, siis enamus on ikkagi rahul oma otsustega. Ehk oma töös täna värbajana sa puutud ka kokku nende inimestega? Jaa, et just eelmine nädal, üle-eelmine nädal, kui me tegime ühe värbamisloengu Tapal, siis ma viisin paneeldiskussiooni läbi, kus oli 2 minu endist ajateenijat, kes on nüüd mõlemad siis kõrged ohvitserid. Et see oli siuke tagasivaate moment kindlasti. Kaitseväe mõttes, mida tänasel päeval tehakse paremini kui 10 aastat tagasi näiteks? Ma arvan, et väga palju, väga erinevates kontekstis, et kõik see on küsimus selles, et millist nurga alt me seda vaatame ja mida me võrdleme, et enamus protsessid on ju väga pikad, need lihtsalt lähevad käima hästi aeglaselt, et mulle alati meeldib seda näidet tuua, et kui tulid need saapakatted ehk overbootsid sõduritele, mis asendasid siis kummikuid mingil määral, siis ma tean, et see mõte läks käima mingisugusel allohvitseril 2012 ja need jõudsid sõduritele 2019. Et lihtsalt protsess on nii pikk teatud asjadele ja see on täiesti okei, et see me olemegi ju selles mõttes, see näitab, et kui kaalutletult me mingid otsused nagu vastu võtame. Aga ma arvan, et 10 aastat tagasi on see vahe natukene väiksem mingites asjades, kui panna veel sinna, ütleme, 5 aastat otsa, et sealt minu hetkest, kui mina lõpetasin ajateenistuse, sellest hetkest hakkas hästi palju juhtuma minu meelest kultuuriliselt ja sisemuslikult just sellega, et liitlased tulid Eestisse, meil hakkas hästi palju kogemust jagamist sellega ja üldse nagu väljaõppe muutus rohkem rahvusvahelisemaks, et ei olnud enam lihtsalt see, et sõdurid omavahel tegid asju, vaid oligi, et sul on liitlastega reaalne koostöö, sa oled nendega ühes, ma ei tea, raadiosagedusel, sa oled nendega ühes soomukis, sa oled kopteris nendega, need kõik võimalused, mis praegu sõduritel oma väljaõpet põnevamaks teha, on nii palju teistsugusemad võrreldes sellega, kus mina olin. Et see maailm, kus praegu sõdurid eksisteerivad, on jälle, alati ma ütlen näitena seda, et kui sa oled selles olukorras, siis sul ei ole võrdlusmomenti. Sul tundub, et see kõik on nagu niisugune iseenesest mõistetav. Aga sa keerid, ma ei tea, 2-3 aastat tagasi, siis sa saad aru, et teil ei olnudki sellist asja või? Okei, teil polnudki nagu sellist asja. Et seda ma üritan ka alati rõhutada sõdurit, et vaadake natuke nagu sellest mullist välja, saage aru, kus te praegu nagu eksisteerite. Et ma arvan, neil on väga hästi praegu ajateenetele sõduritele. Just aga ongi kogu selle komplektina. Et alates elamistingimustest lõpetades ütleme väljaõppega, mis on kindlasti kordades põnevam, kui meil oli. Et me seal ajasime seda ühte kopterit vahest õhutõrjepataljonis Mistrali relvaga taga, õhutõrjerelvaga, kes käis ja eksisteeris meie pea kohal, et praegu ju lendavad vahest õppusel hävitajad mitu korda üle, droonid on, mis iganes õhuvahendid veel saab õhku tuua, et see võrdlus on täiesti teistsugune. Kuna sa oled kogenud nii tsiviili kui ka riigikaitset, kas oskad tuua mõne võrdluse nende nii-öelda organisatsioonide kultuuridest? Jaa, kindlasti. Et kui vaadata pangandust, siis tegelikult ju pank on ka hästi nagu reglementeeritud ja hästi kinni igasugustes ma ei tea, direktiivides, mis kõik ülejäävad tulevad Euroopa Keskpangalt alla, et seal on väga palju asju, mida nad peavad järgima ja tegema, et asjad nagu toimiksid ja nad vastaksid teatud nõuetele.
et see on, mul tihti tundus, et mingid asjad on isegi nagu karmimad panganduse poole peal kui kaitseväes. Sest see puhtalt on lihtsalt see, et see vastutus on natuke teistsugune rahu ajal. Et kaitseväe teatud asjad muutuvad nagu vastutuse poole pealt väga suureks just nagu sõjamomendis, aga rahu ajal nagu see ei kuva nii hästi välja. Aga pank on ju kogu aeg tegeleb reaalsete asjadega. Et sul ongi inimese raha, et kui sul kas või inimene ei saa oma kontole ligi, siis see on ju suur probleem ja sellest tuleb väga palju pahandust. Ja kui see on nagu jätkuv probleem, siis hakatakse kahtlema sinu väärtuses ja nagu sinu suutlikkuses. Ja samamoodi lõpuks, see peegeldub lõpuks ju kaitseväes on täpselt samamoodi. Et me ei saa anda järgi mingisuguses kvaliteedis, sest sellega me kaotame usaldust ühiskonnas nagu inimeste ees. Et me tahame olla nagu eeskujulikud, heatahtelised ja me nagu täidame seda rolli, mis meil on nagu antud riigikaitse poole pealt. Et ma arvan, et nagu võrdelised nagu pangaga selles mõttes. Aga pangas, panga erisus on lihtsalt see, et neil on vabadust värbamise poole pealt. Et sa saad sinna võtta rahvusvaheliselt inimesi, kaitseväes sa saad võtta ainult ikkagi eestlased ja Eesti taustaga inimesi. Et see on nagu väga suur piirang, ütleme, värbamise poole pealt. Aga kui kultuuri rääkida, ma arvan, meil on mõlemal nagu teineselt nagu palju õppida, et seal on võrdluskohti väga palju tegelikult. Minu meelest põnev on, kuna ma ka ise olen saanud näha nii erasektori, avaliku sektori organisatsioone, siis juba see, kuidas sa saad mõõta kultuuri selle järgi, et kas või mida inimesed seljas kannavad, et kas sul on kindlad mingid pintsakud või kui me võtame arvesse seda, et see üks kiht kultuurist kaitseväes selle võrra on ära võetud, et inimesed kannavad vormi ja mida see näitab. Jaa, ma olen nõus sellega, et selles mõttes, et näiteks kui panganduses on ka inimestel see ootus, et seal on kõik on pintsaklipslased, et kõik on selle poolt ka hästi nagu korrapärane, aga mul on alati hea näide see, kuidas praktikant tuli tööle esimesel päeval. Praktikant tuli oma esimese aasta lõpus, kui ta oli juba töölunud, tuli mulle uue aasta praktikantidele rääkima ja siis tal oli kõige lühem miniseelik seljas, mida ma kunagi näinud üldse olin. Ja nagu kõige laiem dekoltee, mis ma kunagi näinud olin. Ja siis ma olen niimoodi, et ja siis keegi nagu julges seal veel küsida praktikantide seast, et kas mingid riiete poolt on mingid reeglid ka. Siis ma olen siuke mingi, et nagu, kas ma, et mul nagu elus näide siin, et see ilmselgelt saab kõik aru, et siin ei ole mingid tohutud piirangud, et panganduses on ka mingid asjad nagu kõvasti vabamaks läinud, et kindlasti käib mingid ametikohtade kaasas, kes on esinduslikumad, kes käivad kliendiga näost näkku rääkimas. Ja lõpuks ma arvan, et veendumused on ka kaitseväega samasugused, et kõik arvavad, et kaitseväes on mingid asjad nagu ülikarmid, aga tegelikult me oleme läinud nagu väärtustega rohkem ikkagi sinna suunas, et me suudame olla nagu inimlikumad ja perelähedasemad. Et ei ole ainult see mingi, nii on, nagu ma ütlen, et see rakendub teatud olukordades, kui meil on vaja, aga ütleme jälle rahu ajal meil on vaja, et see inimene oleks fokusseeritud ja kui see fokusseeritus tähendab seda, et tal on kodus kõik hästi, siis me peame seda nagu tagama inimesele. Meil pole mõtet suruda inimest lihtsalt nagu põllule või nagu kuhugi õppusele, kuigi tal tagalas nagu asjad ei ole korras võtta. Jaa. Plus teine asi, kui me enne rääkisime sellest ohvitseri ja allohvitseri vahest, siis mulle veidi ka tundub, et sa võid öelda, kas sa nõustud sellega, aga et nendesse rollidesse sobivad kindlad inimtüübid ja ka riigikaitse minu jaoks tundub, et hästi palju tegutseb siin sarnase isiksuse joontega inimesi kindlates valdkondades, mis ongi igal pool organisatsioonides, aga ma märkan seda igapäevaselt, et siin on see hästi omanäoline. Kindlasti, et ju lõpuks igat eriala või suunda kirjeldab nagu oma iseloomu omadus ja lõpuks ka seda laiemat nagu laiapindset nagu struktuuri, ehk siis ongi, ütleme, panganduses on ju sul mingid oma näoga inimesed, kes ongi korporatiivse mindsetiga. Et see korporatiivne mindset tähendabki täiesti mingit muud asja võrreldes, ütleme, kaitseväega, et keskmine kaitseväelane ei karda põlve mustaks teha. Keskmine pangainimene, mõtleb 2 korda, et kas ta teeb põlve mustaks või teed. See on muidugi utreeritud näide selles mõttes, aga suures plaanis ta nii on, et
ma ei taha öelda, et kaitseväelased on mustad see ei ole kindlasti see, mis ma tahan öelda, aga lihtsalt see ongi mingi teistsugune mindset, et need inimesed eriti just tegevväelast, et nende jaoks ei ole probleem, et nad nüüd ööbivad, ma ei tea, lihtsalt magamiskotis 2 päeva metsas ilma ühegi peavarjuta. Kui on vaja, siis ülesanne vaja nagu ära täita. Et see on jah teine kultuur selles mõttes. Aga tänasel päeval sa tegutsed värbajana, värbamisbüroos. Kõigepealt, millega värbamisbüroo tegeleb ja siis kes sina oled, kellele sa värbad? Värbamisbüroo on siis nüüd üks osa Kaitseressursside Ametist. Me kuulume siis karjääri osakonna alla ja me siis toetame kõiki Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi haldusala üksusi, olles neile siis värbamispartnerid läbi selle, et me aitame neil leida inimesi siis tööle. Ja see varieteet nendest ametikohtadest on väga kirju, alustades köögitöötajast, lõpetades Kaitseministeeriumis mingi kõrge nõunikuga. Et see on puhtalt ainult ju jällegi inimesed, kes ei kanna vormi, pluss siis on see teine külg, kes tegevväelast. Et mis teeb selle põllu väga suureks, et eelmine aasta meie üldine värbamisnumber oli äkki 1000 värbamist, ehk siis mis näitab, et me siin hoiame seda numbrit ilusti väikses tõusujärgus, mis on täiesti vajalik ja okei ja mis on ka läheb kokku meie eesmärkidega. Ehk ma arvan, et meie roll olla nagu hea partner värbamises on kuidagi natuke alahinnatud selles mõttes, et ma arvan, et see töö, mida need värbajad ära teevad, et tegelikult seal on nagu nii palju tööd taga just selles, mis meie igapäevatöö on. Ja ma arvan, et me ei hakka neid kõiki üksusi siin ju välja lugema, keda me toetame, et me toetame kõik üksus, kes meie haldusalas on, aga protsessina lihtsalt me oleme siis toeks partneriks, oleme siis iga üksuse personalijuhile, kellega meil on otsesuhtlus ja siis personalijuhiga olles arutame läbi siis üksuste vajadused, mis meil vaja on. Millised üksused sul on? Minul on praegu puhtalt 1. jalaväebrigaad ja siis 1. jalaväebrigaadi sees olevad üksused, ehk siis pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, 1. brigaadi staabiside kompanii, Viru jalaväepataljon, Kalevi jalaväepataljon ja nii edasi. Et ma jään seda listi lugema, et selles mõttes, et tervet 1. brigaadi toetan nii Tapal kui Jõhvil siis. Kas saad tuua näidet, ütleme 3 ametikohast, mida tänasel päeval, kuhu sa inimesi otsid? Jaa, et just praegu värskelt, sõnab ka selle spektri, et millega me siis tegeme igapäevaselt, et eelmine nädal lõppes mul laohoidja konkurss riivarustuslattu ja seal oli 100-150 kandidaati Jõhvi ja samas ma otsin läbiohvitseri, kes siis on liitlastega kontaktisikuks ja samas ma otsin lahingteeninduspataljoni meditsiinikompanii rühmaülemat. Et sukust 3 spektrit, et kõik on, üks on töölepingul, üks on allohvitser ja üks on siis ohvitser. Et igal värbamisel on oma raskused, oma keerukused, kuidas neid rolle täita ja samamoodi ka oma ajalised jooned, et kuidas need inimesed sinna leiavad. Milline see värbamisprotsess välja näeb? No esimene on see, et personalijuhiga koostöös juht siis teeb tellimuse, siis see tellimus tuleb meie kätte, me läheme uuesti kontakti siis juhiga, räägime juhiga läbi ootused, mõtted, variandid, kus me võiksime inimest leida, milline see inimene on, tekitame nii-öelda siis profiili ja tekitame siis ka värbamise sellise esimese ülesande endale, kus me hakkame siis infot pärast välja võtma. Siis on sealt edasi töökulutus koostamine, sihtotsing vastavalt positsioonile, sealt edasi on vestlused,
kui on vaja siis mingisugused lisaülesanded, kas siis näiteks kodused ülesanded või siis sealt edasi on siis ütleme uus ring vestlusi ka vahest, juba kas siis koha peal. Noh, enamasti me teeme enamus vestlusi koha peal, aga suures plaanis need oleks sellised esimesed sammud, siis kui see vestluste periood läbi saab või osad, ütleme siis etapp läbi saab, siis siis tuleb inimene välja valida, siis see inimene liigub taustakontrolli, kui on tegemist tegevväelasega, tehakse talle ka veel tervisekontroll ja üldfüüsiline test. Aga ütleme, töölepingul seal või ametnikul on puhtalt siis ainult taustakontroll. Taustakontroll. Selle kohta küsitakse hästi palju, mida see endast kujutab ja inimestel ongi selles mõttes teadmatus või selline müsteerium käib sellega kaasas. Mis asi see on, miks seda tehakse? No taustakontroll kinnitab lihtsalt inimese sobivust läbi tema eelneva ajaloo meie süsteemi. Eks meil on mingid kindlad välistavad tegurid, mis meil on siis Kaitseministeeriumi haldusalas kokku lepitud, mis kindlasti, millega inimene ei sobi meile näiteks. Et üks kindel asi on narkootikumidega eelnevad mingisugused sekeldused, teine asi on lähisuhtevägivald, mida me ei tolereeri üldse. Ja kolmas on liiga tugev kontakt välisriigi mingisuguste isikutega. Et just nende riikidega siis selles mõttes, kes meile siis ei sobi. Ehk siis ütleme Venemaa ja mingid muud ida pool olevad riigid, kes meil on siis nimekirjana üles loetletud. Kõlab siukselt, kui oletame, et ma olen 35-aastane naine, tahan teha karjääripööret ja mõtlen, tulen kaitseväkke. Natuke kõlab, kui mul on jube vähe võimalusi, et seda teha. Kas see vastab tõele? Ei, kindlasti mitte. Tõele kindlasti vastab, pigem on küsimus, mis su eelnev taust on ja sealt edasi on tegelikult juba nagu valikute küsimus. Et meil on tegevväelase suunal on siis 2 valikut, ehk siis on ütleme erialaohvitseri suund ja siis on riviohvitseri suund. Eriala inimesed jäävad siis rohkem tegelema mingisuguste väga spetsiaalsete ülesannetega, side, turundus, meedia, meditsiin ja nii edasi. Ja rivi tähendab siis seda, et see üks inimene läheb siis rohkem tegelema üksuse juhtimisega, väljaõppega tegelema. Ja mõlemal puhul on võimalus tulla siis tsiviilist, alustada tsiviilist seda karjääri. Et pigem on küsimus su enda taustas, et seal oleks kindlasti vaja värbajana natukene rohkem sisse vaadata, aga eeldame, et sul ongi näiteks turunduse taust ja sa tahad tulla meile tegevväelaseks, siis variant on see, et me võtame sind teenistusse, me saadame sind aastasele kursusele eeldusel, et sul on kõrgharidus olemas ja me saame teha sinust ohvitseri aastaga, kes siis jääb siis erialaohvitseriks. Nüüd, kui see muutus on kõvasti rängem ja sa tunned, et su elus on ikka väga palju mingit väljakutset puudu ja aktiivsust ja sa tahad minna riviohvitseriks ja sa tunned, et see võimeks on sul olemas, siis nüüd on meil sellest aastast tulemas uuesti tagasi noorem ohvitseri kursus, mille eelduseks on jälle eelnev tsiviilkõrgharidus, seal ei ole vahet, milline see on, ja sealt me saame teha 1,5 aastaga sinust siis nooremleitnandi. Ja see siis selle isiku me saame panna siis tulevikusse rühma peale juba. Et seal on nagu valikuid on, ma arvan, meil piisavalt, kuidas kaitseväkke või Kaitseministeeriumi haldusalasse panustada, et pigem on küsimus selles, mis see eelnev taust väga spetsiifilist on. Kui keegi kuulajatest tahab enda elu natuke raputada, siis tänasel päeval on juba võimalik kandideerida Kaitseväe Akadeemiasse sellele toredale kursusele. Jaa, kindlasti, et see noorem ohvitseri kursuse just avasime selle ja sinna on võimalik kandideerida. Et ma arvan, et kui kellelgi on küsimus, siis võite julgelt minuga ühendust, et ma saame sellest täpselt rääkida. Kes on olnud sinu mõni kõige meeldejäävam
kandidaat? See läheb väga palju isikuandmete kaitse töötusega, seadusega veidi risti, aga ei no meil, ma arvan, et on mingid isikud, keda teevad kõik asutused. Ehk siis meil on mingid kandidaadid, nii-öelda sarikandideerijad, et kui ma töötasin Omnivas, siis kõik teadsid seda nime, kui ma töötasin Luminoris, siis kõik teadsid seda nime, ja kui tulin Kaitseväkke, siis kõik teadsid seda nime. Ehk siis on lihtsalt mingid inimesed, kes paranoiliselt kandideerivad nagu igale poole, olenemata sellest ametikohast positsioonist. Ja meil ei ole nagu head tööriista neid nagu head tööriista nagu nendest inimestega nagu tegeleda, et nad nagu seda tööd ei tekitaks nii palju, aga sa tahad ikkagi inimesega viisaks olla ja anda talle nagu hea tagasiside. Aga pigem on võib-olla nagu huvitavad kandidaadid ju need inimesed ka, kes on siis õnnestunud läbi selle, et sa oled leidnud neile nagu hea koha või nagu hea sobiva koha ja nad tulevad nagu mingi hetk tagasi, et mingi, et aitäh, et sa mind siia värbasid või et tänu sinule ma olen siin, et ma arvan, need kandidaatid on isegi nagu tulevaste töötajatena rohkem. Värbamisbüroost veel rääkides, te ju selles mõttes värbate meil valitsemisalas igale poole. Kaitseministeeriumisse, Kaitseväkke, Eesti Sõjamuuseumisse. Ja meil on, öeldakse, meil on kombeks ka need mõisted, nagu näiteks, et sul on ju tegevväelane ja siis sul on see tsiviilteenistuja. Mis nende vahe on? Ma arvan, ma juriidilistesse terminitesse ei hakka minema või seaduslikesse terminitesse, aga eks see vahe tulebki kohustustest. Ehk siis, kui sa otsustad tulla tegevteenistujaks, siis sa võtad ka endale kaitseväe kohustuse. Ehk see 35-aastase naise näide oli selles mõttes hea, et enamasti naistel puudub kaitseväe kohustus ja kui sa oled otsustanud, et sa tahad tulla tegevteenistuseks, see tähendab seda, et sa võtad endale kaitseväe kohustuse. Ja selle tulemus on siis see, et sa tuled oma kogu usalduse ja kogu oma tahtega siis meile nii-öelda reservarmee osaks ka tulevikus. Et kui sa kunagi otsustad kaitseväest ära liikuda, siis sa meie jaoks jääd ikkagi reservarmee liikmeks. Ja see lihtsalt see vastutus on nii palju teistsugusem selle tegevteenistujal või tegevväelasel. Jah, et kui võtta selle tavalise töötaja või tsiviilteenistujad, siis tema see vastutus on selles mõttes väiksem, et meil on kindlasti riigikaitselisi ametikohti, mida mingid rollid täidavad, aga sealt on, sinna nad ei jää, kui nad liiguvad meilt ära. Ehk siis hea näide on ju tegelikult näiteks samamoodi Päästeamet või politsei, et neil on samamoodi tegelikult ju riigikaitselised ametikohad, et kui see isik töötab seal asutuses, siis ta täidab seda rolli ka sõja ajal, aga ta ei jää sinna selles mõttes, kui ta asutusest ära liigub. Et see suur vahe seal on, et see kohustuse vahe on nagu päris suur vahe. Sul on igasuguseid kohustusi tulenevalt enda tööst. Miks sa otsustasid riigikaitsesse tagasi tulla? Eks ta mingil määral on alati nagu südame asi mu jaoks olnud, et need aastad, mis ma siit eemal olen olnud või ma olen alati nagu ennast kursis hoidnud ja ma olen alati tahtnud panustada, et ma mingi hetk võtsin ka lõpuks otsus, et ma panin ennast uuesti Kaitseliitu kirja, sest kui ma olin tegevväelane Kaitseväes, siis ma sain aru, et mul ei ole lihtsalt jaksu Kaitseliiduga paralleelselt tegeleda ja nüüd ma olen siis uuesti Kaitseliidu nimekirjas ja ma tundsin jah, et ma tahan nagu alati kuidagi nagu riigi kaitse osa olla, et mis iganes see roll siis on, et minu jaoks ei pea olema tegelikult nagu, et see ei pea olema töötamine Kaitseväes, see ei pea olema nagu konkreetne see, et sa oled põlv maas, et on muid viise ka, kuidas sa saad nagu kaitse, ütleme, riigikaitsesse panustada. Et ma arvan, et see minu jaoks on alati olnud siuke kibelus, et mulle meeldib nagu siin olla, mulle meeldib see organisatsioon ja ma tahan siin olla ja see, nagu see, mis see tulem on, et see, nagu see väärtus on ka minu jaoks nagu tähtis.
aga just nende erinevate värbamiskogemustega, kas ütleksid, et värbamisel on ka vahe? Kindlasti, et värbamine on tegelikult hästi ametikoha põhine ja hästi kirju selles mõttes, et sul on ju juhist sõltuv, sul on üksusest sõltuv, sul on asukohast sõltuv ja kui võtta võrdluseks näiteks need korporatiivmaailma värbamised, siis seal oli nagu, ja see on lõpuks ju maine küsimus ka, kuhu sa maineliselt inimesi värbad. Et nii kui sa inimesega juttu alustad, näiteks ongi, ütleme, Kaitsevägi, siis ta esimene reaktsioon on see, et aga mul ei ole seal midagi, ma ei tea, ma ei taha sõdur olla. Aga siis kui ma ütlen, et aga ma ei taha ka sind sõduriks. Et selles mõttes, et kui ma hakkan mingi 40-aastase inimesega rääkima, siis ma ei ütle talle ju, et ma tahan sind sõduriks, vaid ma asun sinuga vestluses aru saamaks, mis on su hariduslik taust, kus sa töötad, ja siis me vaatame, kas meil on sellist ametikohta, mis sulle sobiks. Et ma arvan, värbamisel on ikka nagu väga suur vahe, et ei saa öelda, et see, et värbamises on selline väljend, et post and pray, ehk siis nagu postita ja nagu palveta, ehk siis, et ma arvan, paljud eeldavad, et värbamine käibki niimoodi, et sa pead kuulutus üles ja nüüd ootad, et nagu hakkab juhtuma. Aga tegelikult ju tagataustal sa pead nagu väga paljud asjadega tegelema. Et sul ongi vaja see, et kui sa näed, et see kuulutus ei täida seda vajadust, siis on küsimus see, et kus need kandidaadid siis tulevad või mis see lahendus on. Et lõpuks sa lähed natukene isegi oma sektorist välja sinna personali partneri poole peale, hakates siis mõjutama mingisuguseid üksuse struktuurilisi muutusi. Ja see nagu keegi ei taipa, et mis see nagu tähendab. Kõik on niimoodi, et mis sa teed, sellist otsid inimesi, aga tegelikult on ju see, et sa pead mingi lahendus leidma, et sinu peal on see ootus, et see ametikohtsaks teetud. Aga sinu näitel tänasel päeval, me räägime Kaitseväest, kuna sa värbad Kaitseväele, kus need inimesed tulevad? Eestist. suur vastus on Eestist, et see on ju meie nagu piirang suur, et praegu kõik inimesed peavad olema ju eestlased, nad peavad olema puhta taustaga, nad peavad olema füüsiliselt võimekad, tegemaks ära siis füüsilise testi, kui on tegevväelane, ja samamoodi läbimas tervisekontrolli. Et praegu väga palju on noortel inimestel probleemiks üldfüüsilise testi tegemine, ja inimesed üle hindavad oma füüsilist võimekust. Et see, et inimene 10 aastat tagasi hästi jooksis, ei tähenda, enamus inimeste puhul ei tähenda, et ta jookseb ka praegu nagu hästi. Et on väga harv füüsilise eripäraga inimesi, kes võivad terve elu suitsetada ja juua ja siis jooksevad ikka maratoni 3:30, et lihtsalt on nagu mingid sellised inimesed. Aga enamus ühiskonnast ei ole ka üks sellised. Aga mis sa, kuna ma tunnen, et me siin riigikaitses aina enam räägime sellest just siis füüsilise võimekuse teemast, kuna Kaitseväe kehaliste võimete testi tulemused on näidanud, et see on kehv, see tase. Sina kui sportlik mees, mis sa arvad, kuidas me seda mõjutada saame? Eks ta on kompleksne ülesanne, et ma arvan, et see hakkab, et mulle meeldis, kui me istusime nagu sugulaste ringis ja siis seal oli lasteaiaõpetaja, algkooliõpetaja, keskkooliõpetaja ja siis oli mina. Ja siis me kõik ju puutume noorega kokku mingis eluetapis ja siis käis seal suke risti-resti süüdistamine, et kes mingi et noore siis tuksi keerab. Et kas see algab siis väga varakult või siis sel hetkel, kui ta lõpuks ajateenisse jõuab, et see oli suht naljakas. Muidugi ilmselt huumoriga tehtud, aga ma arvan, et üldfüüsiline vorm on jälle selline kultuuriline kasvatamine, et mida me nagu õpetame, kuidas me välja paistame. Ja see ei toimu nagu üleöö, see ei toimu nagu 5 aastaga, me räägime siin 10 aastast, kui me suudame nagu noortest midagi muuta, mida me tahame, kuidas me seda süstemaatiliselt teeme. Ma arvan, et ma ei ole nagu võib-olla õige inimesed kommenteerima, aga lihtsalt minu võib-olla maailmavaates läheks sellega,
et me peame kindlasti usaldama noori rohkem. Et me praegu nagu arvame, et noored on nõrgemad, kui nad on. Et olles ise siin nädalavahetusel just viisin lastele trenne läbi vanuses 2-4, 4-7 ja 7-11. Ja need lapsed on nagu väga võimekad, et selle 10-aastasele lapsele me tegimegi handlite ja kangiga vaikselt trenni ja andsin proovida, mis see raskus tähendab. Ja ma küsisin, kas sa kunagi enne oled teinud, sest ta ei ole kunagi teinud sellist asja. Et me kuidagi nagu kardame neid raskuse ja pingutusi, et see ongi ebamugav. Me saame sellest kõigest aru, aga kahjuks see ebamugavus algab nagu juba vanematest. Et olles nüüd lapsega hästi palju liikunud, siis see mindset, mis me lastele edasi anname, on ka hästi palju nagu sõltub vanemast. Et kui ma lähen mängukale lapsega, siis mul on siuke mingi, et peas, et sa nagu terve oled, et ülejäänud kõik sinu enda otsused siin. Aga mingi vanem liigub oma lapsega kuskil ronimis puu peale ja ütleb, et siin tuleb hirmus koht. Siis mul on siuke mingi, et kas sa tahtsid just lapsele nagu seda öelda või nagu, miks sa nagu tema eest otsustad seda. Et ma arvan, see läheb nagu selle füüsilise poolega kokku, et ma arvan, et see eelmine generatsioon on meile distsipliini poole pealt palju andnud, see nõuka generatsioon, aga füüsilise poole pealt nad väga palju meile ei andnud. Et sealt lihtsalt nagu see kultuur oli täiesti nagu erinev vahepeal, et kus see nagu see füüsiline sooritus kõik eeldused, see tuleb kuidagi iseenesest. Aga tegelikult see pingutus on tegelikult päris suur, mis ta taha läheb. Jah. Just kui sa mainisid seda haridussüsteemi ja siis lõpuks ajateenistusse jõudmist, tänasel päeval tegelikult me ka teeme väga palju koostööd just hariduse inimestega ja et ka riigikaitseõpetus ja muud õppeained omavahel toimiksid sümbioosis. Aga see pani mõtlema küll, et kas või see, et kui palju tänapäeval noori on linnakeskkonnas üles kasvanud ja korteris ja sa istud ühe laua taga ja siis istud teise laua taga ja siis see... Sellega ma ei ole nõus. Selles mõttes ma arvan, et ei ole vahet, kus keskkonnas laps kasvab. Laps saab ka olla ülekaaluline maal. Et see lõpuks jääb ikkagi vanema nagu eeskuju sooritus taha, et palju see vanem on nõus selle lapsega ekstra tegemast. Seda ka, aga ma näengi, et just, et see vastutus, mis langenud on, kas või mul on vedanud õpetajad näiteks, kus, et sul on keskkoolis, mul isiklikult kogesin õpetajad, kes nägigi ekstra vaeva, et inimestel tekiks ka see loomulik liikumise harjumus ja lõpuks tegelikult oma esimese füüsilise liikumise kogemuse mina saingi just Tapalinnakus olles. Et ma kujutan ette, et tegelikult neid noori on päris palju veel, kes võib-olla on suutnud või on juhtunud keskkondadesse, kus ei ole toodud seda liikumist nii palju esile ja siis lõpuks nad tulevad ajateenistusse ja saavadki oma esimese kogemuse seal. Ja statistiliselt vaadates siis praegu täpselt nii ongi, et seal nad esimest korda jooksevad ja teevad kätekõverdusi ja mingisuguse ajalise normiga. Et võib-olla nad eelnevalt on pidanud lihtsalt jooksma või liikuma ja tegema mingeid asju, aga keegi ei ole neile võib-olla pannud, ma ei ole praegu kursist, võib-olla sest ma praegu jälle räägin asjast, millest ma ei tea, et mis see keskkooli või põhikooli mingisugused füüsilised nõuded lastele on seal, aga vaadates lihtsalt seda noort, kes meile tuleb, siis ta ei ole nagu füüsiliselt võimekas enamasti. Aga just, kuna see füüsiline test on osa kaitseväkke teenistusse kandideerimisest, siis sellest ajendatult, millised on need inimesed, me siin on ju räägime igast karjäärist ja töökohtadest ja tulge tööle ja tulge õppima, tegelikkuses ju asi päris nii lihtne ei ole, et seal on ju ka mingid inimesed, et mu küsimus on see, et keda me endale ootame ja keda me kes võib-olla ei sobi kaitseväkke või riigikaitsesse? Ma arvan, et me ei saa nagu tegelikult niimoodi öelda, kes sobib, kes ei sobi, välja arvatud see füüsiline võimekus. Ja ütleme, tervislik seisund. Et kui need asjad nagu klapivad, siis ülejäänud nagu selle spetsialiteedi paika panemine kaitseväe kontekstis on nagu meie teha. Et ei oleks sellist asja, et sul on mingi ülihea, terava peaga, arvuti taustaga või IT taustaga inimene, kes töötab instruktorina. Ja samal see ressurss seisab, et ta kodus, ma ei tea, paneb arvuteid kokku, programmeerib, samal ajal teeb mingisugust
enda isikliku, ma ei tea, raadio mingi levi seal paneb midagi antenne püsti, terve maja on nagu mingisugune sideallohvitseri kuut ja siis samal ajal ta on nagu instruktor, et siis see ressurss lihtsalt seisab tänu selle, et meie ei mõelnud, et kus see inimene võiks laiemalt nagu olla. Et mingi hetk, ma ei tea, kuidas sellega praegu on, aga me mingi hetk ju ajateenijatega üritasime väga palju seda vaadata, et mis nende hariduslik taust on, et see hariduslik, ma ei tea, maaarendusega inimene lähekski pioneeriks näiteks või et õiged inimesed läheks õigesse kohta, et IT-inimene ei satuks jalaväkke, et seda tuleks nagu väga nagu jälgida, et see nii oleks. Ja ma arvan, sama on ka nagu tegevteenistujatega, et kõik ei olegi lõpuks ju ülemad, et paljud on ju lihtsalt oma eriala spetsialistid, aga tal on lihtsalt vorm seljas ja ta sobib ikka meiega. Ja see kultuuriline sobivus, seda ei saa mina otsustada, et vaadates sulle näkku, et ma tean ju väga palju introverte, kes on värbajad, aga see ei lähe ju kokku. Et talle ei tohiks sobida mitte üheski asendis see, et talle meeldib paljude inimestega rääkida või et talle meeldib tähelepanu, aga samas nad teevad oma tööd mingil viisil. Et ma arvan, me ei tohiks kuidagi piirata seda, et öelda, et keegi ei sobi. Et ma arvan, kõik sobivad, pigem on küsimus lihtsalt nõuete täitmises, esialgsete nõuete täitmises. Mulle meeldib heietamine. Kas saaksid rääkida 2 lugu või mälestust, mis on sinu karjääris olnud määravad või mis sulle jäävad alatiseks kaasa? Jaa. Ükskõik, mis hetkest. No ma arvan, neid hetki on päris palju, aga minu jaoks oli väga suure mõjuga esimene selline oligi, kui ma läksin veeblikooli Võrru ja lihtsalt nende nagu kogenud veeblitega koostöötamine või nende nagu jälgimine või kuidas nad käituvad, kuidas nad räägivad, mis nende põhimõtted on. Ja et kuidas see sind nagu inimesena muutis või andis sulle aimu, et kuidas sa võiksid nagu inimestega tegelikult nagu käituda. Ja üleüldse, kuidas sa tahaksid inimesena olla, vaata. Kes sa tahaks inimesena olla. Minu jaoks see oli nagu päris suke mõjutav koht, pluss siis need igasugused pluss, ütleme, veeblikoolis tehtud rännak samamoodi, see, mis ta oli, 92 kilomeetrit, mis me tegime selle 2 päevaga, et see oli ka täpselt selline hetk, et kui sa selle öösel kõndisid ja siis sa olid oma mõtetega seal pimeduses üksi ja siis mõtlesid, et kus ma olen, miks ma seda teen. Ja siis sa lihtsalt lähed ja kõnnid ja jõuad kuhugi ja siis kui sa lõpuks lõppu jõuad, siis sa mõtled mingi, et riigikaitse. nagu mingid siuksed nagu momendid. Aga ma arvan, teine moment oli siuke, kui ma töötasin Luminoris ja siis istusid seal arvuti taga ja ma rääkisin mingisuguse kõrge ametikoha värbamine, ma ei mäleta, mingi osakonna juht või keegi ja me rääkisime mingi välisriigi kandidaadiga ja siis sa istud selle eest mõtled, et just kui oled elus kuhugi jõudnud, et sa nagu oled kuskil, et nagu tähendad midagi või nagu mingi nagu siuke moment oli, et kui palju on ära tehtud, et nagu siia jõuda või kui palju on elus nagu nähtud ja tehtud, vaata. Et ma arvan, nagu sellised hetki elus tegelikult on olnud veel, aga niisugused kaks tugevat hetki, ma arvan küll. Mingil määral. Oletame, et järgmisesse saatesse tuleb üks kaitseväelane. Teeme nii, et tuleb kaitseväelane. Jätta talle üks küsimus. No ma arvan, tehes esimese küsimuse selle naljaga, aga alati, mitte naljaga, aga see on selline jälle korporatiivne küsimus, et kui väga sa soovitaksid seda ametikohta nagu inimestele, kes siin ei töötavad.
ja siis inimesed jooksid suht tihti kokku, siis nad ei ole kunagi sellele mõelnud. Et noh, aga ma ei pane talle nii rasket küsimust, sest see enamasti jooksutab inimesed kokku. Aga aga ma arvan, et ma teen veel raskema küsimuse. Ehk siis ma arvan, hea küsimus on see, et kas sa tahaks, et sinu järglane laps käiks seda rada, mida sa oled käinud ja jõudnud siia, kus sa praegu oled? Väga hea. Seda vastust saame siis varsti kuulda. Et tõmmata need sinu kogemused, mõtted, tänane roll ja minevik kokku. Mida sa soovitaksid kellelegi, kes mõtleb, et võiks alustada karjääri riigikaitses, et võiks tulla tagasi äkki, kui nad on ära läinud, et jah, mis on sinu soovitused selleks puhuks? Esimene soovitus on see, et võtke ühendust minuga. Teine soovitus on see, et ja see on pikk soovitus, ehk siis mõelda läbi, kuidas antud kontekstis sinu elusse sobib kaitsevägi, kus sa tuled näiteks tegevteenistusse. Et kuidas see sobib, mis on need rollid, kuidas sinu tagalatoetus on, et ma arvan, et kui sa ennem küsisid, et kellele see sobib, siis ma ütlen, et see sobib kõigile, aga nüüd küsisid, et mis ajahetkel see sobib näiteks. See on nagu teine küsimus. Et meil on kindlasti elus mingid ajahetked, kus teatud inimesed tahaks olla rohkem perekesksemad, tahaks rohkem olla just võib-olla kodust eemal või noh, leida mingid väljakutsed elus. Et ma alati ju toon sõduritele selle näite, et praegu tundub see kell 6 ärkamine teile probleem, aga siis, kui te saate täiskasvanuks, saate aru, et kell 6 ärkamine ongi reaalsus. Ja siis, kui te saate natuke veel vanemaks, siis te hakkate 4:30 ärkama, et hakkate triatloniks trenni teha. Et noh, see on lihtsalt nagu eluprotsessist, mis noorena nagu tundub nagu selline kauge tulevik. Aga ma arvan jah, et kaalutud otsus tuleb nagu läbi mõelda, miks sa seda teha tahad, kas see sobib sulle praegu, ja siis tegelikult kolmas on see, et anda võimalus. Ehk sa võid tulla alati, teha, vaatad 2-3 aastat ei sobi, täiesti okei on edasi liikuda. Et mulle see mindset selles mõttes nagu meeldib rohkem, sest see annab inimesele seda paindlikkust juurde. Et meil on ju kaitseväes samamoodi hästi palju erinevaid variante, mida edasi teha, kui sa tunned näiteks, et see ametikoht ei sobi. Et sa ei pea ju selleks minema struktuurist välja. Et pigem anda lihtsalt võimalus süsteemile, sest noh, palk on kindel, see on hea, ja vaadates siis igasugused investeeringud, siis meil aina põnevaks siin läheb. Et ma aina palju hakkab ju juhtuma, et enamus võimed kasvavad, iga üksus saab jälle midagi juurde ja tegevust on siin palju ja ma arvan, häid inimesi on meil alati vaja, kes siia tahavad tulla ja kelle see sobiks. Üks põhjus, miks me tegelikult selle saatega ka alustasime, oligi, mul endal tekkis see mõte niimoodi, et ma saan üsna palju korraldada igasuguseid üritusi, kus käivad tegevväelased rääkimas. Ja siis sa kuulad nende lugusid ja siis sa vaatad seda Kaitseväe Akadeemia noorema ohvitseri kursuse, seda kandidatuuri ja siis on täpselt see, et kus minu meelest sinu soovitus tuleb mängu, et siis hakkad mõtlema, kuidas sinu ellu sobituks, kas, miks ja nii edasi. Aga kui ma midagi sellest välja võtsin, siis oligi see, et ma tunnen, et need lood, et isegi rohkem võiksid inimesed, kes töötavad Kaitseväes, rääkida oma tööst ja sellest, mis nad teevad, sest see tõesti on nii põnev ja see tegelikult on hoopis erinev võib-olla. Ma isiklikult tunnen, et see on täitsa erinev sellest, mida enamus inimesed teevad. Ma arvan, et see läheb väga, väga paljude ametikohtade kokku, mitte ainult Kaitseväes. Et see, kui inimene räägib nagu reaalsest tööst, see annab lihtsalt nii palju juurde ja see loob ka seda
peegeldust sisemiselt, et kas see nagu sobib mulle ja kui palju see minu meeli erutab, mida see inimene teeb reaalselt igapäevaselt. Täpselt nii. Aga kui veel keegi on huvitatud, kuna me siin rääkisime, et erialasid ja ametikohti ja kõike on nii palju, siis on selline vahva leht nagu kra.ee ja siis sealt tööpakkumiste alt saab vaadata seda ampluaad, mida kõike leidub erinevates üksustes ja mis need kriteeriumid on selle jaoks, et kandideerida. Ja sealt leiate ka Madise kontaktid, nii et võtke ühendust. Ja selles mõttes, et kõik, ma arvan, et tänapäeva probleem ongi see, et infot on liiga palju, aga tegelikult kõik info on kättesaadav, et see Kaitseressursside Ameti leht kra.ee, et see tegelikult katab kõik su küsimused ära, kui sa tahad sinna sisse vaadata, et seal on üksuste tutvustustest kuni tööpakkumisteni, et kui noored, kes pole veel ajateenistusegi läinud, tahaks näha, mis üksused kus on, et siis KRA leht on selleks hea koht ja samamoodi inimesed, kes tahavad tööle tulla, jälle täpselt sama koht, et see annab selle haldusala ülevaate ja samamoodi tööpakkumist ülevaate, kus meil midagi pakkuda. Ja mulle hästi meeldib, et meil on ka see süsteem, et sa saadki inimesega otse rääkida ja küsida, et siis ei pea surfama kuskil jänese urgudes seal infovoos. Täpselt, et alati võib mulle helistada või kirjutada, et ma olen valmis vastama. Aga aitäh, et mul on au sinuga koos töötada ja jõudu tööle ja aitäh, et tulid siia saatesse. Ja aitäh kutsumast ja tegelikult oli väga tore vestlus.